Räägi palun, kuidas see kõik juhtus? Ma tutvusin sõbrannadega väljas käies ühe välismaa kutiga. Mina olin 16, aga tema oli kindlasti üle 20. Ta meeldis mulle, oli selline kenake, tegi head nalja ja kuidagi hooliv ja hell tundus. Suhtlesime, käisime väljas ja hiljem rääkisime veel Facebookis. Varsti kutsus ta mind endale Londonisse külla. Lubas kõik kulud ja lennupiletid kinni maksta. See tundus ääretult põnev ja lahe. No, natukene hirmus ka, sest ma ei olnud ju üksi reisinud. Ja ega ma vanematele ka sellest eriti rääkida ei julgenud. Valetasin siis, et sõidan suveks Londonisse sõbrannale külla. Igatahes tuli ta mulle kenasti lennujaama vastu. Pidime enne linnaga tutvumist veel tema juurest läbi käima, et asjad ära panna. Seal tema korteris oli mingi teine mees. Nad rääkisid omavahel võõras keeles ja ma ei saanud midagi aru. Ega ma ei osanud midagi karta ka. Ja siis pandi mind uuesti autosse ja sõidutati mingisse majja. Mida sa sel hetkel mõtlesid? Ma ei suutnud seda alguses uskuda. See kõik oli nagu mingi õudusune, nagu mingi lõputu luupaine ja mis ei saagi kunagi otsa. Kartsin, kohutavalt kartsin. Kuidas sa sellest pääsesid? Mind päästis politseireid. Aga selleks ajaks oli kogu maailm minu jaoks juba lõplikult muutunud. Kuidas sa pärast juhtunud toime oled tulnud? Eks ma üritan kuidagi hakkama saada. Endale on kõige raskem andestada. Poleks iial uskunud, et minuga võiks midagi halba juhtuda. Aga jah. Eks ma käin psühholoogi juures ja üritan kogu seda õudust unustada ja edasi minna. Räägi palun, kuidas see kõik juhtus? No põhimõtteliselt see algas kõik sellest, et mul ei olnud peres kõik korras. Mu isa suri autoõnnetuses ja ema jäi töötuks. Ta koondati. Ja siis ma tahtsin emale toeks olla ja kõrvalt lisaraha teenida. Mul klassivend müüs koolikaaslastele kanepit. Kutsus mind ka kampa. No alguses ma kahtlesin. Aga siis ta suutis mu ära rääkida. Muidugi ma teadsin, et Eestis on kanepi müümine keelatud, aga ma otsustasin ikkagi proovida. No raha oli ju vaja. No alguses mul läks väga hästi. Ma teenisin palju. Aga mingi hetk see muutus ikka väga nõmedaks. Kogu aeg mingid võõrad kõned. Täiesti tundmatud inimesed käisid mul ukse taga. Ema hakkas ka lõpuks kahtlustama. Ja siis ma tahtsin lõpetada. Aga mu klassivend käskis mul edasi töötada. Ta ütles, et pean talle trahvi maksma, kui ma tahan ära tulla. No ilmselt ta vist kartis, et ma annan ta politseile välja. Mida sa tol hetkel mõtlesid? Ma tahtsin lihtsalt ära lõpetada selle ära unustada. Aga no asjad läksid ikka päris koledaks. Mind ähvardati vägivallaga. Ja ükskord ma oleksingi peaaegu lõuga saanud selle klassivenna kahtlaste sõprade käest. Napilt sain jooksu. Ja pärast saadeti veel sõnumeid, kus lubati mind maha lüüa, kui ma põnnema löön. Oli sul hirm? Jaa, oli küll. Ma ainult hirmust töötasingi edasi. Kuni mingi pooleteist aasta pärast jäin politseile vahele. Mis sa sellest kogemusest õppisid? No igasuguste kahtlaste äridega ei tasu tegeleda. See väikene raha ei ole seda väärt. Kogu aeg on närvid läbi ja
ja nimi on ka eluks ajaks rikutud. Ma pole mitu korda tööle saanud selle pärast. Ja hea, et veel poliitikuks ei taha trügida. Kõigepealt räägi, mis sinuga juhtus? No ma ei tea, kust alustada. Ühesõnaga tahtsin teenida suvel lisa. Uurisin oma sõprade käest, et äkki keegi teab mingit tulusat äri. Aga siis ühe sõbra tuttava korraldaski Taanis nii-öelda lisateenimise võimaluse Naaritsa farmis. Loomulikult ma läksin sinna, kuna nad lubasid maksta kõik kulutused ja transpordikulud kinni. Töö oli raske. Pikad päevad. Pidin elama mingisuguses väikeses treileris koos 2 teise kutiga. Aga noh, samas palk oli hea. Ma veel mõtlesin, et mida ma selle raha eest kõike saaksin. Millal sa kahtlustama hakkasid, et midagi on valesti? Siis, kui ma esimesed rahad kätte sain. See palk oli palju väiksem, kui ma ootasin. Algul ma mõtlesin, et see on mingisugune eksitus, et ei saa olla nii. Aga siis ma uurisin oma töölepingut ja nägin, et ma olin väga halvale lepingule alla kirjutanud. Pea 70% minu palgast läks tööorganisaatorile. Öeldi, et muude kulude ja üüri eest. Nagu reaalselt me elasime 3 väikeses treileris, kus puudus isegi WC. Ja pesemas sai käia ainult üks inimene, kuna peale teda enam sooja vett ei olnud. Mis edasi sai? Pakkisin asjad kiiresti kokku ja tulin Taanist minema. See on ju täiesti ebanormaalne, missugused töötingimused seal on. Aga õnneks sain ma selle sõbra sugulasega kõik klaaritud. Aga jah, sellist tööd ma mitte kellelegi ei soovita. Mis sa sellest õppisid? Mitte kunagi ei tohi alla kirjutada lepingule, mida sa pole hoolikalt lugenud. Olgu sinu vastas ükskõik kes, sinu sõber, tuttav või näiteks sugulane. Sest et lugemata lepingule alla kirjutamine tähendab sama hästi kui tundmatus kohas pea ees vette hüppamine.